siia ette tulevad, me lähme kogu aeg lihtsalt ühes laines jälle. Ühed samad mõtted, asjad, kirjakohad, väga huvitav. Jumal on nii hea. Kui tal on mingi plaan, mingi koosoleku jaoks, siis see tuleb esile, kes iganes siin ees seisab. Lähme kõigepealt Jumala ette, siis lähme tema sõnasse. Isa, me täname sind. Et isegi kui me jagame asju, mida me oleme kuulnud jälle, kordi ja kordi, Isa, me täname sind. Et iga korraga sa tood esile, Isa, suuremat ja suuremat ilmutust nendest asjadest meie südames. Ja Isa, me palume seda, et need asjad saaksid elavaks meie südames, Isa, mis sa oled pannud minu südamesse, Isa, et jagada. Ja Isa, me täname, et sinu sõna tõepoolest see ehitab meid, see vormib meid ja see valmistab meid tuleviku aegade jaoks. Isa, me täname sind sinu sõna eest, me täname sind sinu pühavaimu töö eest ja me täname, Isa, et see sõna on hea. Amen. Isegi kui see on vahest korrigeeriv, see on ikkagi hea, Isa, meile ja see on meile kasulik ja me täname sind sellest Jeesuse nimel. Amen. Amen. Ja me hakkame täna rääkima sõnadest, millest me oleme väga palju rääkinud, aga sellest on vaja jälle rääkida ja lihtsalt kas või iseendale meelde tuletada teatud asju. Ja lähme keerame kõigepealt Rooma kirja, Rooma 8. peatükki. Ja hakkame kuskilt otsast minema, vaatame, kuhu me jõuame. Rooma 8. peatükk. Ja ma loen siit 14. salmist. Ütleb, sest kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Sest ta ei ole andnud orjapõlve vaimu, et peaksime jälle kartma, vaid te olete saanud lapsepõlve vaimu, kelles me hüüame Aba, Isa. See sama vaim tunnistab ühes meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Kui me aga oleme lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui ka Kristuse kaaspärijad. Siis meid ühes temaga kaustatakse, mul jäi üks salm nüüd vahele. Nii Jumala pärijad kui ka Kristuse kaaspärid, et kui me ühes temaga kannatame, siis meid ühes temaga ka austatakse. Me oleme pärijad. Me oleme Jumala lapsed ja me oleme tema pärijad. Saad sa aru, et Jumal on meie isa? Nii nagu üks maine isa või ema, ta jätab pärandi oma lastele. Jumal on andnud meile pärandi. Ja me vaatame natukene siin edasi, sest et see on tõsi, me oleme Jumala kuningriigis. Me oleme ühes kuningriigis elamas. Me ei ole lihtsalt Eesti riigi kodanikud, jah, meil on Eesti pass, meil on Eesti kodakondsus. Aga Piibel ütleb seda, et me oleme taevariigi kodanikud. Amen. Me oleme taevariigis. Nii-öelda meie nimi on elude raamatus ja me oleme taevariigi kodanikud. Meil on topelt kodakondsus, võib öelda. Ja see taevane kodakondsus on üle selle Eesti kodakondsuse. Amen. Ja vaatame siin natukene mõni leht tagasi Rooma 4. peatükki. Rooma 4. Ja see on väga tuntud kirjakoht, mida me oleme palju lugenud Abrahamist, aga loeme täna siit 13. salmi praegu, pärast loeme hiljem võib-olla rohkem. Salm 13 ütleb, see on üks huvitav piiblisalm. Sest see tõotus, et Abraham saab maailma pärijaks, ei antud temale ega tema soole, mitte käsu läbi, vaid usu õiguse kaudu. Kas keegi on siin osa Abrahami soost? Amen. Ütleb, et Abraham sai maailma pärijaks. Me oleme Jumala pärijad, me oleme Kristuse kaaspärijad. Ja mida me pärime? Selle maailma. Kujutad ette, Jumal lõi selle maailma oma inimese jaoks. Me oleme selle maailma pärijad. Ja lähme veel kaugemale. Ma tahan teha sind põnevaks. Kohe alguses täna. Ma vaatsin järgi, seesama
sõna siin see maailma. Algtekstis seal on sõna otseses mõttes sõna kosmos. Me ei ole ainult selle planeedi pärijad. Lähme kaugemale. Mõtleme veel suuremalt. Jumal on teinud meid kosmose pärijaks. Vau. Vau. Ja sellepärast me ei pea mõtlema, nagu Sander ütles, me ei pea mõtlema, mis seisus on Eesti majandus. Amen. Kui suur on mu palk? Kuidas ma saan? Mismoodi ma saan? Me ei tohi mõelda nende asjade peale. Meid on tehtud kosmose pärijaks. Vau. Kas kedagi teeb see põnevaks? Mind küll. Ja kui sa vaatad järgmisele lehele siin, kui sa oled nii-öelda paberpiiblis, Rooma 5. peatükk ja 17. salm ütleb, sest kui ühe inimese pattu langemise tõttu surm on valitsenud selle ühe läbi, kui palju enam peavad need, kes saavad armu ja õiguse anni täiuse, valitsema, ja mulle meeldib, kuidas laiendatud tõlge ütleb, valitsema kuningatena, elus, selles elus siin, selle ühe Jeesuse Kristuse läbi. Me oleme maailma pärijad ja meid on kutsutud valitsema Kristuses Jeesuses. Amen. Kuningatena. Nüüd tuletame meelde, mida me oleme rääkinud mineviku aegal, kuidas üks kuningas, tänapäeval meil väga palju kuningaid ei ole nagu selles mõttes, nagu nad olid kunagi enne. Aga kui kuningas oli valitsemas, siis kuidas see kuningas valitses? See, et ta andis käskluse. Amen. Ja me oleme rääkinud seda, et kui kuningas tahtis, et saaks näiteks mingisugune, ma ei tea, tema võimsasse viljapoada uus puu istutatud, siis kuningas ei läinud otsima labidat, et auku kaevata, vaid kuningas andis käskluse kellelegi. Auk saagu kaevatud. Ja see sai. Amen. Keegi julgenud kuningale vastu vaielda. Keegi julgenud kuningale öelda, et ei, mina küll ei lähe sinna kaevama. Ja meid on pandud kuningatena valitsema siin maa peal, selles elus, Kristuses Jeesuses. Amen. Ja kui kuningas valitseb oma sõnadega, sellega, mida ta välja kuulutab, mida ta käsib, jäta see meelde, sest et see ei ole arrogantsus. Saad sa aru, Jumal on pannud meid sellesse positsiooni. See ei ole arrogantsus, et me anname välja käsklused. See on Jumali kord. Ja kui me sellesse usume, siis me saame muuta asju siin maailmas. Oma sõnadega. Amen. Sest et jälle, kui sa mõtled, kuidas Jumal valitseb, kuidas Jumal üldse lõi kõik, ta lõi selle andes käskluse. Nagu ta ütleb esimeses Mooseses, hästi ütleb jälle inglise keeles, valgus ole. Mis see on? See ei ole, ta ei hakanud rääkima või kõnelust pidama valgusega. Ta andis valgusele käskluse. Ole. Amen. Puud, linnud, loomad, saage olema. Ta andis käskluse ja Jumal niimoodi lõi selle maailma ja Jumal on teinud meid enda sarnaseks. Ja ta ütles, loogem inimese enda sarnaseks, meie moodi. Miks? Et ta valitseks. See on algusest peale olnud Jumala plaan. Amen. Algusest peale Jumal pani oma inimese valitsema siia maa peale. Andes talle meelevalla. Ja see on meile, sulle ja mulle antud Kristuses Jeesuses. Amen. Nüüd lähme vaatame Hagai kirja. See on siis, kui hakkad Matteusest tagasi minema. kuskil ta siin on.
Tean, vahest endalgi keeruline leida. Hagai. Joona. Apikene, kes mind aitab? Kus on Hagai? 3 raamatut tagasi. Leidsin. Nii, Hagai ja 2. peatükk. Jälle, kõik kirjakohad on teile väga tuttavad. Aga jälle, vahest me komistame just nende asjade otsa, mis on meile väga tuttavad, sest et me ei süvene sellesse enam. Sest me mõtleme, ma tean seda. See on mulle tuttav. Aga tegelikult, kuidas tuleb üks ilmutus meile, kui me süveneme ühte ja samasse kirja kohta sadu ja isegi 1000 kordi. Amen. Ja see väga-väga nii-öelda tuttav kirjakoht, mis ei ole meile veel avanenud meie südames. Aga nüüd on võib-olla see järgmine kord, kui ma seda loen ja vaatan ja midagi äkki tuleb esile. Vau, ma pole seda enne kunagi näinud. Kuidas ma pole seda näinud? Ma olen lugenud seda nii palju. Aga see ongi see, kuidas see ilmutus tuleb Jumala sõnast. Me peame seda üle vaatama. Hagai 2. peatükk ja 8. salm. Jumal ütleb siin niimoodi. Minu on hõbe ja minu on kuld, ütleb vägede Jehova. Nüüd, kas on üldse mingit kahtlust? Kellele kuulub kuld ja hõbe siin maa peal? Ei ole. Jumal ütleb, et see on tema oma. Amen. Nüüd, kui me keerame laulude raamatusse, laul 50. Nii et kuld ja hõbe on Jumala omad. Vaatame veel, mis on Jumala oma. Laul 50. Ja salmist 10. Sest kõik metselajad on minu omad ja lojused 1000 mägedel. Mina tunnen kõiki mägede linde ja loomad minu väljadel on minu juures. Nii et linnud, loomad, väljad, kuld, hõbe, see kõik on Jumala oma. Amen. Ja nüüd, kui me keerame Luuka evangeeliumisse, jälle väga tuntud kirjakoht. Luuka evangeeliumi 15. peatükk. Kuna see on nii tuntud lugu, me loeme ainult siin ühe kirjakoha. Luuka 15 ja ma loen 29. salmist. On siis see vanem vend siin. Ja ütleb niimoodi, Luuka 15:29. Kuid tema vastas ja ütles isale, vaata, nii mitu aastat orjan mina sind ja ei ole iialgi astunud üle sinu käsu ja sina ei ole mulle elades andnud ühte sikkugi, et ma oleksin võinud rõõmus olla oma sõpradega. Aga kui tuli see sinu poeg, kes su vara on ära raisanud hooradega, veristasid sina temale nuumvasika. Tema ütles temale, isa siis ütles talle, laps, sina oled ikka minu juures ja kõik, mis on minu, on sinu. Nii, mis oli Jumala oma? Kuld, hõbe, loomad, linnud, väljad, mis iganes on loodud, see on Jumala oma. Ja Jumal ütleb, kõik, mis on minu, on sinu. Me peame mõtlema nende asjade peale. Amen. Jumal on pannud meid maailma pärijaks. Ja nii nagu ta ootas Aadamalt ja Eevalt, et nad kannaksid hoolt selle maa eest, peame meie kandma hoolt selle eest, mis Jumal on meie kätte usaldanud. Amen. Ja kuidas me teeme seda? Me teeme seda oma sõnadega. Amen. Asju välja kuulutades usus. Sest et jälle see meelevald, mis Aadam ja Eeva andsid käest ära kuradile, see on tagasi antud meile Kristuses Jeesuses. Amen. Miski siin ei kuulu enam kuradile. Jumalus, see on kõik tema oma. See maailma süsteem on kuradi oma. Aga maailm ise ja kõik see, mis on loodud, ei ole kuradi oma. See on Jumala oma. Nii et kui me tahame head hoolt kanda selle eest, mis meie kätte on usaldatud, siis me peaks rääkima head. Amen. Ja see on ikkagi see, kus me nii palju komistame. Ja me vahest nuriseme ja viriseme, mitte meie võib-olla ei nurise ega virise, aga me virisime selle Iisraeli rahva kallal. Et miks nad sellised puupead olid? Seal kõrbes olles.
et nad ainult nurisesid ja virisesid ja jäid ilma sellest tõotatud maast. Aga tead seda, et me teeme ise seda täpselt sedasama. Täpselt sedasama. Sest kui me hakkame mõtlema isegi selle loo peale, see on hämmastav, mida Jumal tegi nende elus. Selle 1 aasta jooksul, kui Mooses läks sinna Vaara juurde, ütles, et lase mu rahvas minna. Seal oli ime otsa. Kõik need igasugused nuhtlused, mis tulid, need ei puutunud Jumala rahva külge. Ja see oli absoluutne ime. Kõik need igasugused parmud ja konnad ja mis iganes vesi muutus vereks ja pluss veel lõpuks oli see pimedus. See oli kõik seal, kus egiptlased elasid. Aga see maa-ala, kus elas Jumala rahvas, see oli kõik korras. Ja see oli ime. See oli absoluutne ime. Ja kui nad läksid välja Egiptuse maalt, see, et nad läksid välja absoluutselt, see mingisugune praktiliselt võib arvata 3 miljonit vähemalt või rohkemgi inimest, kes olid olnud orjad. Kui sa tead midagi orjadest vanasti, siis nemad ei elanud sellist elu, nagu täna meie vangid elavad vangis. Kes vaatavad televiisorit ja pugistavad saiakesi. Nad olid pekstud, nad olid piinatud, nad olid viimase piirini viidud. Amen, selle tööga ja selle rügamisega, mida nad pidid tegema, nad olid orjad. Ja sa võid mõelda, et nende ihud olid totaalselt nii-öelda puruks ja katki ja mis iganes veel nende ihudega võis olla toimunud. Kõigi nende mõne 100 aasta jooksul mitu põlvkonda, kes nad seal olid orjad. Ja nüüd nad lähevad välja Egiptusest ja seal ei ole mitte ühtegi inimest nende miljonite seast, kes oleks olnud haige või nõrk või tõbine. Absoluutne ime. Absoluutne ime. Üleöö, kõik terved. Läksid välja, Piibel ütleb, kulla ja hõbedaga. Neil ei olnud mitte millestki puudus, neil olid tohutud loomakarjad, mis neil olid kaasas, kui nad läksid sinna kõrbe. Ime otsa, absoluutselt iga päev, kui nad olid seal kõrbes. Mõtle selle peale 40 aastat. Mitte 4 päeva, mitte 4 nädalat, mitte 4 kuud, 40 aastat. Oli iga päev. Päeval oli see pilvesammas, et päike neid ei põletaks. Öösel oli tulesammas, et külm neid ei näpistaks. Ja iga päev Jumal andis neile toitu taevast, sest kõrbes ei ole lihtsalt mitte midagi. Ja iga päev nad olid hoitud madudest, skorpionitest, kõigest, mis seal ringi nii-öelda uitas. Nad olid hoitud, nad olid kaitstud, nad olid varustatud. Piibel ütleb seda, et nende jalad ei paistetanud, nende riided ei kulunud. Kõik see 40 aastat, saad aru, nad elasid iga päev Jumala imede sees. Absoluutselt iga päev. Ja kõige selle keskel nad ikkagi virisesid. Kujutad ette, et me võime elada oma elu ja Jumala headus on meie üle. Ja vahest me nii harjume ära selle hea eluga. Miks on öeldud ka, et väga tihti kahjuks inimesed tulevad tõelisele meeleparandusele alles siis, kui nende nina on muda sees. Ja nad on täiesti, nende elu on läinud nagu mingisugune lifti šaht alla. Siis lõpuks nad tulevad aru saamisele, et ma peaks meelt parandama. Aga kui meie elu on hea, siis tihtipeale me muutume nagu viripillideks. Kuigi meie elu on hea, me ei ole ikkagi rahul mingite asjadega. Kuigi nemad, Iisrael rahvas, nad said süüa iga päev üleloomulikult. Jumal andis neile vett kaljust, Jumal andis neile mannat taevast, Jumal tõi neile vutid kohale, nii et seal oli mingisugune 1,5, kujutad sa ette, et
mida Jumal teeb, ta tõi siukse vutikarja sinna, sest mõtle, kui seal on üle 3 miljoni inimese. Ja see vuttide nii-öelda, nad olid, ta ütleb, kuskil 1,5 meetrit paks kiht oli maas, vutte. Ja see oli nagu kilomeetrit, selles mõttes oli tohutu maa-ala, mis oli lihtsalt paksult vutte täis. Ja Piibel ütleb, nad võtsid ja nad sõid ja nad kuivatasid ja nad tegid igasugused asju nende vuttidega. Ta ütles, et nii kaua, kui see liha tuli nende ninast ja igalt poolt välja, nad sõid seda nii palju. Ja kõige selle keskel. Ja Jumal vihastas, miks? Sest et nad ikkagi ei uskunud ja virisesid. Kõikide nende imede peale kõike seda, mis Jumal oli nende heaks ja nende jaoks teinud päevast päeva, päevast päeva, päevast päeva. Nemad ikka päevast päeva virisesid. Lähme tagasi, seal oli parem. Seal meil olid need küüslaugud ja sibulad ja arbuusid. Unustades ära, et nad olid orjad. Ja piits oli nende selja peal pidevalt. Amen. Nii et me peame mõtlema, mis tuleb meie suust, sest et me võime elada siukse Jumala õnnistuse ja headuse sees ja ikkagi selle ära unustada ja mitte seda enam märgata. Miks Taavet ütleb ka, et me peaksime meelde tuletama kõike seda head, mida Jumal on meile teinud ja me peaks seda pidevalt tegema. Amen. Me peaks olema pidevalt tänulikud, et mingisugune virin ei tuleks meie suust. Sest jälle, miks? Sest me oleme kuningad siin maa peal, me peame valitsema. Ja kes see kuningas saab valitseda, kui ta viriseb päevast päeva? Või ei ole rahul? Ei ole rahul selle valitsusega, ei ole rahul nende hindadega, ei ole rahul mis iganes. Ja lõppkokkuvõttes, mis tähtsus selles on, kui sina oled kuningas ja pandud valitsema siia. Amen. Me peaks rääkima head sellest maast, sellest rahvast. Amen. Sest jälle, kui me teame kõiki neid printsiipe, aga me ikkagi unustame need ära. Et me ei tohiks käia nägemises, vaid me peaks käima usus. Amen. See, mis me näeme silmadega, see, mis me kuuleme kõrvadega, me peaks mõtlema, mis siis? Sest et Jumala sõna on üle selle. Ja mina panen oma suhu Jumala sõna, sest et Jumala sõna on see ainus asi, mis toob muutused. Muutused sellesse riiki, muutused selle rahva sekka, muutused minu ellu, minu palka, mis iganes. Amen. Mitte see, et ma virisen. Ja me näeme, mis Iisraeli rahvaga juhtus. Virisesid küll, aga mis kasu nad sellest said? Mitte mingisugust kasu, nad said ainult kahju. Ainult kahju. Keerame korra, kui me juba sellest loost räägime, 4. Moosese raamat, seal see lugu on. Seal on üks huvitav asi, mis Jumal neile ütleb. Ja saad sa aru, et see ei olnud mingisugune 2-3 päeva. See oli pidev praktika neil. Peale kõiki neid tohutuid imesi, mis Jumal oli neile näidanud. See oli üks pidev praktika, mis nad tegid. 4. Moosese 14. peatükk. Ja ma loen siit... Jah, loeme ära selle. Salm 28. Ja siin Jumal ütleb Moosesele, mida öelda neile. Ja ta ütleb, ütle neile, nii tõesti, kui ma elan, on Jehova sõna, et nõnda, nagu te minu kuuldes olete rääkinud, nõnda ma teen teiega. Saad sa aru, et Jumal ei teinud neile selle järele, mida tema oli nende kohta rääkinud. Sest nad ei võtnud seda vastu, nad ei uskunud seda. Ja nad rääkisid mingit muud juttu kogu aeg. Et Jumal on toonud meid siia surema. Et see maa on maa, mis neelab oma elanikud.
Jumal tõi meid sealt Egiptusest välja, et me siin kõrbes sureksime. Ja see oli pidev jutt neil. Ja Jumal lõpuks ütleb neile, et nüüd okei, ma teen teile nii, nagu teie olete rääkinud. Saad sa aru, et kui meie suu ei nõustu Jumalaga ja Jumala sõnaga, siis me ei saa vastavalt sellele, mida Jumal meie jaoks tahab, vaid me saame vastavalt sellele, mida meie oleme rääkinud iseenda kohta. Amen. Nii et kui me tahame muutust oma ellu, siis me peaksime muutma seda, mida me räägime. Kui mingi asi sulle ei meeldi, hakka rääkima midagi muud. Amen, me peaks rääkima head oma perest, head oma abikaasadest, head oma lastest, head oma kogudusest. Amen. Seal on liiga palju ka kristlaste seas. Nurinat, virinat, tagarääkimist, mis iganes. Ja see ei vii meid kuhugi. Meil on vaja nõustuda Jumalaga ja Jumala sõnaga. Me peame hoolt kandma selle eest, mis Jumal on meie kätte usaldanud. Ta on pannud meid maailma pärijaks. Mis me teeme selle maailmaga? See on paha ja see on jama ja see mulle ei meeldi. Ja need teevad nii halvasti ja halbu otsuseid. See on võib-olla meie silma ees. Aga me peame mõtlema, mida me kõige selle keskel räägime. Amen. Sest et mitte nemad ei ole pandud maailma valitsejaks, vaid Jumala rahvas on pandud maailma valitsejaks. Ja see tähendab see, mida meie räägime, see sünnib. Nii nagu Jumal. See, mida Jumal välja rääkis, see sündis. Amen. Sõnades on vägi, sõnades on loov vägi ja me ei tohi seda kunagi ära unustada ja lasta lihtsalt oma suul minna. Eriti kui me ei tunne ennast hästi. Eriti kui me oleme väsinud. Eriti kui keegi midagi meile tegi või ütles, mis kuidagi viisis torkas meid. Me peame väga jälgima seda, mida meie suu teeb. Sest et jälle, me räägime, me ei keera sinna, me kõik teame peast neid kirjakohti, õpetussõnades. Surm ja elu on keele võimuses. Ja kes seda armastab, saab süüa selle vilja. Amen. Surm ja elu on keele võimuses. Ja kui me hakkame seda uskuma, siis me hakkame väga jälgima, mida me räägime. Ja asjad meie ümber hakkavad muutuma. Amen. Keerame Johannese evangeeliumisse 6. peatükki. Johannese 6. Jeesus on siin rääkimas. Ja ta ütleb siin 63. salmis. Ta ütleb, vaim on, kes teeb elavaks. Lihast ei ole kasu millekski. Mitte millekski. Sõnad, mis mina teile olen rääkinud, on vaim ja on elu. See tähendab, et kui me paneme Jumala sõnad oma suhu, see, mis sealt välja tuleb, see ei ole lihtsalt õhk. See ei ole lihtsalt see, et ma lihtsalt midagi ütlesin. See on vaim ja see on elu. Amen. Ja kui me ei pane Jumala sõnu oma suhu, siis seal ei ole elu, seal on surm ja häving. Amen. Valime Jumala sõnad ja paneme Jumala sõnad oma suhu. Sest kui sa mõtled selle peale, kui Jumal lõi maailma, ta lõi maailma oma sõna läbi. Jumala vaim oli see vägi selle taga, mis tõi selle kõik esile, aga ta lõi selle kuulutades välja oma sõna.
Nüüd see tähendab seda, sõna, mis ei ole materiaalne. Sõna ei ole mateeria, aga Jumala sõna tõi esile midagi, mis on mateeria. See tähendab, meie suus on see sama vägi ja võimekus. Et kui meie usume, sest jälle, kui me keerame Markuse evangeeliumisse 11. peatüki ja meil ei saa mitte kunagi küll sellest kirjakohast. Markuse 11, kui sa vaatame seda, kui Jeesus siin räägib, siis ta ütles 12. salm, ja kui nad teisel päeval Betaaniast väljusid, oli tal nälg. Ja nähes kaugelt viigipuud lehis, läks ta vaatama, kas ta sellelt midagi leiab. Aga sinna juurde jõudes ei leidnud ta midagi muud kui lehti, sest ei olnud veel viigimarja aeg. Ja Jeesus hakkas kõnelema ja ütles, ärgu iialgi sinust ükski viljas söögu, ja tema jüngrid kuulsid teda. Nüüd, kuidas Jeesus siin opereerib? Kui ta tahtis mingisugust muutust tuua siia olukorda, mis ta teeb? Ta hakkab rääkima. Ja ta räägib nii, et teised teda kuulsid. Amen. See tähendab seda, et sa ei saa teha seda lihtsalt mõeldes. Sa pead välja ütlema midagi. Sest jälle, kui sa mõtled, Jumal on teinud kõik asjad nii-öelda ühe nagu, kuidas see pattern on? Eeskuju järgi. Asjad on, Jumala kuningriigis asjad toimivad kõik ühe sama eeskuju järgi. Nüüd, kui sa mõtled selle peale, kuidas sa said päästetud, kuidas üks inimene saab päästetud? Piibel ütleb, sa usud oma südames ja sa ütled oma suuga, et Jeesus, ole minu issand. Amen. Ja sa saad päästetud. Mis on kõige suurem ime tegelikult, mis üldse meile saab juhtuda? See, et meie vaim sündis, Jumal sünnitas selle uueks, täiesti uueks. Siis selle kõrval see, et nii-öelda parandada meie ihu, ei ole Jumalale mitte midagi. Ja nüüd, kui see kõige suurem ime, mis on meiega toimus täpselt selle eeskuju järgi, et me uskusime midagi oma südames ja me ütlesime seda välja oma suuga. Nüüd ma tean, me oleme rääkinud ka, seal on erandeid, kus inimene ei saa rääkida. On nad tummad, me teame ühte juhust, kus ka inimesel oli kõrivähk ja ta ei saanud rääkida. Jumal arvestab selliste asjadega, aga üldiselt on see, et sa usud oma südames ja sa ütled oma suuga. Jeesus, ole minu issand. Inimene saab päästetud. Nüüd, kõik muud asjad Jumala kuningriigis toimivad täpselt sama eeskuju järgi. Täpselt sama eeskuju järgi. Ja nüüd tuleme jälle selle juurde tagasi. Meid on pandud valitsema kuningatena. Ja see elusõna on pandud meie suhu. Jumal on andnud meile oma sõna. See tähendab seda, et kui meie kuulutame välja, mul on vaja näiteks tervenemist, ma ei tea, kõht valutab. Ja nüüd ma pean uskuma oma südames ja ütlema oma suuga, Jeesuse nimel kõht sa toimid normaalselt. Ma annan käskluse sellega. Ja nüüd siin on üks oluline asi. Kui me vaatame siin edasi, Markus 11 ja 23 salm. Vaatame 22. Jeesus vastas ning ütles neile, olgu teil usku Jumalasse. Või nagu ütleb ka inglise keeles üks tõlge, olgu teil Jumala liiki usk. Me saame uskuda samamoodi nagu Jumal usub. Jumala liiki usk on meile kätte saada. Sest see usk, mis on meie südamesse pandud, Jumal on selle meile andnud. Tõesti, ma ütlen teile, et kui keegi ütleb sellele mäele, tõuse paigast ja lange merre ja ei mõtle kaksipidi oma südames, vaid usub, et see, mis ta ütleb, sünnib, siis see saab temale. Ja ei mõtle kaksipidi oma südames. See on üks kõige olulisemaid elemente, kus pannakse mööda.
Sest et me kuuleme õpetust sellest, et kui ma usun, et see, mis ma ütlen, see saab mulle. Ja väga paljud kristlased hakkavad loopima asju ja ütlema asju. Ja siis nad mõtlevad, miks ei sündinud? Sest et siin on veel üks oluline element. Ta ütleb, ja ei mõtle kaksipidi oma südames. Amen. Kuidas me saime päästetud? Me uskusime oma südames. Ja kui usk on südames, siis järelikult seal ei ole kahtlust. Sest et kui me mõtleme selle peale, mida ütleb Hebra 11.1, mis see usk on? See on kindel veendumus. Kindel veendumus. See tähendab seda, et seal ei ole mitte mingisugust protsenti kahtlust. Ja jälle, kus? Sinu südames. See on ka see, kus me paneme vahest mööda, sest et kahtlused võivad olla meie peas, meie emotsioonides, aga kui meie südames on kindlus, Jumal, sina oled öelnud ja seda ma usun ja sellest ma hoian kinni, sest ma tean, sa ei valeta. Ja südames on see kindlus. Ja nüüd, kui ma seda ütlen, mis Jumal on mulle andnud öelda, siis ma võin olla absoluutselt kindel, et see sünnib. Amen. Ja meie asi ei ole mõelda välja see kuupäev, millal see peab ilmnema. See ei ole meie ülesanne. Meie ülesanne on uskuda, välja kuulutada asju. Ja nüüd olla kindel, et see tuleb esile. Et see sõna, mis Jumal on mulle andnud, see loob selle mateeria, mis mul on vaja. Amen. Saad sa aru, et me saame täpselt samamoodi luua asju oma ellu, nagu Jumal lõi maailma. Ta ütleb Rooma kirjas, et ta kutsus esile olematuid asju otse kui olevaid, rääkides, välja kuulutades, käskides nendel asjadel esile tulla. See on huvitav, sest kui sa vaatad, Jeesus mitte kunagi ei palvetanud. Tähendab, ta rääkis isaga, ta suhtles isaga, aga kui ta tegeles asjadega, kui ta tegeles haigetega, kui ta tegeles olukordadega, ta mitte kunagi ei palvetanud. Ta alati andis käskluse. Ta alati andis käskluse. Amen. Kuivanud käega mees, siruta oma käsi. Küürus naine, sa oled lahti. Naine, sa oled lahti oma haigusest. Seal on asjad, mida Jumal andis tema suhu välja kuulutada. Ja see sündis. Sest ta uskus seda. Ta uskus seda, mida ta ütleb, et see sünnib ja see sündis. Amen. Iga korraga see peaks meile saama selgemaks ja selgemaks ja me peaks hakkama nägema seda, kuidas see toimib, et see ei ole raske. Meil on vaja lihtsalt uskuda Jumala sõna oma südames ja seda välja rääkida oma suuga. Ja nüüd peaks olema meil see absoluutne kindlus ja veendumus. See sünnib. See sünnib. Miks sa võid olla nii kindel, et see sünnib? Sest Jumal ütles ja mina uskusin ja mina ütlesin. Amen. Vaatame 2. Korintuse kirja. 2. Korintuse 4. peatükk. Kõik väga tuntud kirjakohad, me teame seda kõike, aga me ei tea seda piisavalt. Amen. Meil on igas asjas palju maad veel minna. 2. Korintuse kiri, 4. peatükk. Ja salm 13. Aga et meil on seesama usu vaim, seda mööda nagu on kirjutatud, ma usun ja sellepärast ma räägin, siis meiegi usume ja sellepärast me ka räägime. Amen. Me usume
ja me räägime. Me usume ja me räägime. Me usume ja me räägime. Me usume ja me räägime. Me usume ja me räägime. Ja see on see, kuidas me valitseme kuningatena Kristuses Jeesuses. See on see, kuidas meie vajadused saavad täidetud. See on see, kuidas tervis saab meie ihusse. See on see, kuidas see riik saab muudetud. Me usume ja me räägime. Me usume ja me räägime. Aga me peame rääkima õigeid asju. Me peame rääkima Jumala sõna, mida tema meile annab. Amen. Me usume ja sellepärast me räägime. Lähme keerame laulude raamatusse. Me täna lappame edasi-tagasi. Laulude raamat 33. Sest kui sa mõtled selle peale, kui Jumal lõi oma sõnaga mateeria, selle, mida me saame katsuda, mida me saame näha, mida me saame seda lõhna tunda, kui ta lõi oma sõnaga selle mateeria, siis see on isegi ainult loogiline, et see mateeria, mis iganes on, mida sa võid näha selles maailmas, see mateeria peab kuuletuma Jumala sõnale, sest ta on loodud Jumala sõna läbi. Amen. Ta on alistatud Jumala sõnale. Ja kui meie suus on Jumala sõna, siis me saame muuta seda mateeriat. Amen. Laul 33. Salmist 6. Jehova sõnaga on tehtud taevad ja tema suu vaimuga kõik nende väed. Ta kogub mereveed nagu hunnikusse ja ta paneb ürgveed varaaitadesse. Kartku Jehovat kogu ilmamaa, tema ees värisegu kõik maailma elanikud, sest tema ütles ja nõnda see sai. Tema käskis ja see tuli esile. Ja see peaks olema see sama tunnistus meie kohta. Amen. Mida iganes meie ütleme, see saab. Ja mida me käsime, see tuleb esile. See tuleb esile. Sest tihti, miks asjad ei tule esile, on see, et kuskil seal vahepeal me laseme lahti asjadest. Kui me piisavalt kiiresti ei näe neid muutusi või lahendusi või vastuseid, siis me loobume. Tead, et ei ole võimalik võita, kui sa loobud kuskil vahepeal. Sul ei ole võimalik maratoni jooksu lõpetada, kui sa kuskil vahepeal katkestad. Amen. Aga kui sa kas või edasi kõnnid või longid, sest sa oled nii väsinud, aga sa ikkagi jõuad sealt finišijoonest üle, nüüd sa oled ikkagi võitnud. Amen, sest sa ei lõpetanud. Kõige hullem asi on see, kui me lõpetame. Ja tead seda, et kui me oleme mingid asjad kuidagi viisi, et ei ole nagu tulnud ja aeg on läinud ja ikka ei näe ja ikka ei ole ja me oleme lasknud minna mingitel asjadel. Tead seda, et sa saad selle jälle üles korjata. Ära jäta, ärgu see jäägu sinule nagu, tead, kui vahest sa ostad mingid uued kingad, paned nad jalga ja hakkad käima ja siis kuskilt hakkab hõõruma. Nagu valus ja vill tuleb pärast. Ärgu olgu ükski asi sinu jaoks nagu see valus koht seal kinga sees. Sest et me oleme loobunud ja kuidagi jätnud selle asja riiuli peale, sest et see ei ole tulnud veel esile, ma ei ole seda veel näinud. Korjame selle uuesti üles, sest et kui me ei loobu, siis me saame need asjad kätte. Sest see tuleb esile. Meil on vaja usku sellesse, mida me oleme rääkimas, meil peab olema usku sellesse. Ja jälle, olgu meie suus Jumala sõna. See, mida sa oled Jumala käest kuulnud, see, mida Jumal on sulle öelnud. Amen. See on see absoluutne kindel kalju. Tead seda, et Jumala sõna on nii kindel kalju, et sa võid selle peal nii julgelt ja kindlalt seista ja teada, et Jumal ei valeta, Jumal ei muuda, Jumal ei muutu kunagi. Ja kui sa hoiad sellest kinni,
siis varem või hiljem see tuleb esile. Appikene Jumal on öelnud asju ja kuulutanud asju välja. Ja lähevad aastatuhanded, milleeniumid mööda ja siis see tuleb esile. Amen. Meie puhul see ei saa olla milleenium, sest et siis me oleme ammu ise läinud juba. Jumal teab seda. Aga siiski, kui meil on usku südames ja kui me räägime neid asju, mida tema annab meile rääkida, siis see sünnib. See sünnib. Keerame laulude raamatus 148. laulu. 148, üsna laulude lõpus. Ja loeme siit esimesed 6 salmi. Halleluuja. Kiitke Jehoovat taevastest, kiitke teda ülal kõrgustes, kiitke teda kõik tema inglid, kiitke teda kõik tema sõjaväed, kiitke teda päike ja kuu, kiitke teda kõik valguse tähed, kiitke teda taevaste taevad ja kõik veed taevaste peal. Kiitku nad Jehova nime, sest kui tema käskis, siis nad loodi. Ja ta püstitas nad alaliseks ja igaveseks. Tema andis määruse ja sellest nad ei astu üle. Amen. Tead seda, Piibel ütleb, et kogu loodu kiidab Jumalat. Kahjuks on ainukene, kes tihti seda ei tee, on inimene. Ja sellepärast Jumal ütleb ka oma sõnas, et tema silmad uitavad mööda maad ja ta otsib neid, kes siiras südamega hoiaks tema poole. Amen. Sest kõik ei hoia ja kõik ei kiida teda. Aga tema loodu kiidab. Ja see on huvitav isegi, kunagi sattusin vaatama, oli üks video, kus oli nii-öelda üleval kosmoses. Nad olid teinud seal, nad teevad neid videos ja asju seal. Aga see oli tehtud koos häälega. Ja nad ei oska isegi anda sellele selget nagu seletust, kuidas see on või kust see tuleb. Aga keset seda suurt kosmose avarust, seal oli sellised helid, mis tulid esile. See on nagu pilkane pimedus lihtsalt seal. Ja nagu tundub, et mitte midagi nagu, ja lihtsalt helid jooksevad ja tulevad. Aga mis Piibel ütleb? Taeva tähed kiidavad Jumalat. Amen. Kogu tema loodu kiidab teda. Ta ütleb, isegi puud plaksutavad käsi. Löövad lehti kokku. Kiidavad oma loojat. Amen. Ja kui nemad seda teevad, siis seda enam peaksime meie seda tegema. Amen. Aga jälle, lähme sinna tagasi, see Markus 11, sest et sellest ei piisa. Sellest ei piisa, kui me lihtsalt ütleme. Vaid me peame ka uskuma ja mitte kahtlema. Amen. Ja nüüd, kui me usume ja ei kahtle ja nüüd me ütleme, nüüd see sünnib. Ja see on nii raudkindel. Seal ei ole kõige väiksemad, ma ei tea, mis see kõige väiksem niisugune mingi mõõt ühik üldse on. Keegi on targem, Johanna teab. Et seal ei ole mitte mingisugust kahtluse raasugi, et see sünnib, kui me usume. Amen. Me peame uskuma oma südames, täpselt nagu me saime päästetud. Me usume oma südames, me ütleme oma suuga ja see sünnib. Ja seal ei ole mitte mingisugust muud varianti üldse võimalik nagu. Sest et jälle, kui me mõtlemegi, kui inimene saab päästetud selle läbi, et ta usub oma südames ja räägib oma suuga. See tähendab, et seal ei ole, see rääkimine on üks kõige olulisemaid usu väljendusi tegelikult, mis saab olla. Ja ta ütleb, ta räägib seda, et usk ilma tegudeta on surnud, aga üks tegudest on rääkimine. Amen. Ja jälle, sest et vahest inimene, ta usub võib-olla mingisugust asja, tal on, ma ei tea, on mingisugune materiaalne vajadus või tervisevajadus, ta usub midagi nüüd ja ta mõtleb kogu aeg, et apikene, et
ja ma lugesin sõna ja mu usk tõusis üles ja nüüd ma andsin selle käsklusega, aga kas sellest aitab? Kas sellest piisab? Ja piisab. Kui Jumal mitte midagi muud sulle südamesse konkreetselt ei anna, siis sellest täiesti piisab, sest sa said päästetud selle läbi. Amen. Sa ei pidanud mitte midagi rohkem tegema. Sa ei pidanud tegema 10 kükki ja 20 kätekõverdust või mis iganes. Sa ei pidanud mitte midagi muud tegema, kui uskuma oma südames ja ütlema oma suuga. Ja kõige suurem ime sinu elus toimus. Amen. See tähendab seda, et kõik need muud väiksemad asjad toimuvad täpselt samamoodi. Täpselt samamoodi. Me usume oma südames, me ütleme oma suuga ja see sünnib. See sünnib. Sest jälle, Jeesus on alati meie eeskuju. Kuidas Jeesus tegutses siin maa peal? Ta ütles, et ma ei räägi mitte midagi, mida me ei ole kuulnud oma isa rääkivad. Tema suus oli alati Jumala sõna. Ja sellepärast oli ta nii edukas. Ta lihtsalt ei loopinud sõnu, ta lihtsalt ei rääkinud midagi. Ta rääkis seda, mida ta kuulis isa rääkivat. Ta võttis Jumala sõnad oma suhu ja need asjad sündisid. Ja need asjad sündisid. Ja tead, et tema on minu ja sinu eeskuju, kuidas elada siin maa peal. Saad sa aru, et meil võib olla täpselt samasugune elu, nagu oli Jeesusel. Sama viljarikas, sama täpne. Amen. Samamoodi tunda oma isa, nagu tema tundis. See on meile kõigile kätte saadav. Jeesus oli väga edukas. Mitte üheski situatsioonis tal ei olnud kaotust. Või see, et miski ei sündinud. Mitte üheski situatsioonis. Ja meil on võimalik niimoodi elada. Vau. Mis meil on vaja? Meil on vaja usku Jumala sõnasse ja seda välja kuulutada, seda välja öelda. See tähendab seda, et see ei ole raske. See tegelikult ei ole raske. Raskeks teebki see, mida tegid Iisraeli rahvas kõrbes. See teeb meie elu raskeks. Siis, kui me kõige keskel, me ikkagi leiame mingid asjad jälle, mille üle viriseda. Mille üle olla tujust ära. Ja me näeme, kuhu see neid viis. See, et nad tiirutasid 40 aastat kõrbes ringi. Ja Jumal täitis nende vajadused iga päev. Aga see ei olnud see koht, mis Jumalal oli nende jaoks. Jumalal oli nende jaoks tõotatud maa, kus oli kõike rohkesti küllaldaselt. Kus olid viinapuuaiad ja mis iganes veel. Ja nad jäid sellest kõigest ilma, absoluutselt kõigest ilma. Nii et see on absoluutne tõde, mis Jumal ütleb. Meie valime. Tead, et ma panen su ette elu, surma, õnnistuse, needuse. Sina valid. Sina valid. Sina valid. Ja kuidas me valime? Vahest meil on vaja hammustada. Tahad midagi öelda. Ära lase seda üle oma huulte. Amen. Nii kaua, kui sa ei lase seda üle oma huulte, on veel kõik hästi. Kui sa vaatad huvitavat asja, lähme keerame Hiobi raamatusse. Sa näed seda printsiipi väga hästi. Hiobi raamatu algus, kus kõik need igasugused hädad teda tabasid. Ja lõpuks tal olid need paised seal ihu peal ja tulid need sõbrad talle külla. Hiobi 3 sõpra tulid külla. See on siis Hiobi 2. peatükk. Ja vaatan kohe. Loeme siit 13. viimase salmi siin 2. peatükis. Ja ta ütleb, et siis nad istusid maas ühes temaga 7 päeva ja 7 ööd. Ja ükski ei rääkinud temaga sõnagi, sest nad nägid, et ta valu oli väga suur. Saad sa aru, 7 päeva, 7 ööd nad istuvad seal maas. Nüüd, mitte tavaliselt, see on alati nii. Kui keegi istub 7 päeva, 7 ööd ja saad sa aru, tal oli valus, ta ei saanud kindlasti ka mitte magada.
Vähemalt mitte korralikult kindlasti. Ma ei hakka kalkuleerima, mitu tundi see on, 7 päeva, 7 ööd. Aga see on pikk aeg. Ja me võime absoluutselt kindlalt teada, et kogu selle aja, sest nad istusid vaikides, nad ei rääkinud. Kogu selle aja Hiobil mõte jookseb. Kõik see, ta ketras kõike seda, mis toimus, mis juhtus. Kõik need küsimused, miks see juhtus. Aga nad istusid vaikides. Ja nüüd, kui sa vaatad 3. peatükki 1. salmi, ütleb seejärel, peale neid 7 päeva ööd, Hiob avas suu ja needis oma sündimispäeva. Ja Hiob hakkas rääkima ning ütles. Ja nüüd tuleb peaaegu 40 peatükki juttu, mis ei viinud mitte kuhugi. Sest nüüd ta avas suu ja hakkas rääkima. Ja Jumal oli väga kannatlik, aga mingil hetkel Jumal peatas ta ja hakkas ise rääkima ja pani Hiobi suu kinni ja viis ta kohta, kus ta parandas meelt selle kõige pärast, mida ta oli rääkinud. Sest see oli tegelikult üks virisemine, sest ta õigustas ennast ja süüdistas Jumalat. Nii et nii kaua, kui meie suu on kinni, on kõik hästi. Amen. Ja kui vaja, siis hammusta omale huulde, et mitte oma suud avada ja öelda midagi, mis ei ole sulle heaks. Mis ei ole sulle heaks, mis ei ole su perele heaks, mis ei ole su lastele heaks, mis ei ole sellele maale heaks. Amen. Me peame rääkima elu, sest et meid on pandud valitsema kuningatena Kristuses, Jeesuses, siia maa peale. Amen. Keerame õpetussõnade 4. peatükki. Oi, me oleks nagu rannas. Õpetussõnade 4. Kahekümnendast salmist. Mu poeg, tütar ka, pane tähele mu sõnu, minu sõnu, Jumala sõnu. Pööra ma kõrv minu kõnede poole. Ära kaota neid enesel silmist. Ja mis tegelikult meiega juhtub, on täpselt seesama vastupidi, risti vastupidi. Tihti ongi see, et olukordades ja situatsioonides me kaotame Jumala sõna oma silmist. Me ei pööra enam sellele tähelepanu. Amen. Mitte amen, oi. Ütleb 22 salm, sest need Jumala sõnad on eluks sellele, kes need leiab ja terviseks kogu tema ihule. Saad sa aru, et me saame käia tervises ainult tehes kas või seda ühte asja. Täielikus tervises. Pöörates Jumala sõnale tähelepanu, hoides Jumala sõna oma suus. Amen. Mõeldes sellele, rääkides seda. Ja me saame käia tervises. Sest ta ei ütle seda, et Jumala sõna on nagu tervis. Ta ütleb, et see on tervis. Mõtle, kui Jumala sõna läbi Jumal lõi kogu selle maailma, siis seesama sõna saab sinu ihus luua, mis iganes seal on puudu. Meil on vaja usku Jumala sõnasse. Ja see on hea ja see on kasulik, et me toitume hästi ja me toitume korralikult ja tervislikult ja kõik need vitamiinid ja mineraalid ja mis iganes veel. Aga kui meil on usku Jumala sõnasse ja meil on isegi millestki puudu, siis lihtsalt uskudes Jumala sõna ja rääkides Jumala sõna oma ihu üle, see loob meie ihus seda, mis on puudu. Amen. Ta ütleb, et see on terviseks. Jumala sõna on terviseks kogu meie ihule. Tänapäeval inimesed on suhteliselt
ma ei räägi nüüd siin, ma räägin üleüldiselt, täis topitud igasuguseid medikamente, mille koostised tihtipeale inimestel pole aimugi, mis nende ihusse kõik läheb. Meie kristlastena peaks olema nii palju targad, et me usume seda sõna. Jumala sõna on terviseks kogu minu ihule. Kui ma kuulan ja räägin ja mõtlen Jumala sõna, siis see tervendab mind ja see toob täieliku tervise esile minu ihus. Amen. Sest ta ütleb seda ja Jumal ei valeta. Amen. Jumala sõna loob mateeriat. Sellepärast ka me saame nägema. See ärkamine, mille sisse tegelikult me oleme astunud, me oleme sellest rääkinud kogu aeg. Me saame nägema neid asju, kus meie usk tõuseb sellesse kohta, Jumala sõnas, usk Jumala sõnasse, et kui me kuulutame välja keegi inimene, kellel on kas või tõesti mingisugune jäse puudu või siseelund puudu, ja me võime kuulutada usus Jumala sõna selle inimese üle ja see sõna loob selle, mis seal on puudu. Amen. Jumala püha vaim, kes on Jumala vägi, haarab kinni sellest sõnast ja loob selle, mis on puudu. Meil on vaja usku Jumala sõnasse. Meil ei ole vaja usku meie võimekusse või kuidas, kui hästi ja täpselt ma oskan kellelegi kätt peale panna ja palvetada. Ei, see ei ole üldse oluline, sest et meie ei tervenda. See on Jumala vägi plus Jumala sõna. Usus välja kuulutatud, mis loob asju ja toob esile asju, mida ei ole. Amen. Äkki pärast räägime. Pärast äkki räägime. Pärast. Et mul jääb muidu nagu mõte läheb lendu. Et Jumala sõna on see, millesse meil on vaja usku. Mitte millessegi muusse. Mitte millessegi muusse. Amen. Jumala sõna, nagu Jeesus ütles, see on elu ja see on vaim. Amen. Tema sõna on elu ja vaim. Ja meil on vaja sellesse usku. Kui sa mõtled me oleme kõik nii palju kuulnud neid lugusid, veritõbine naine, mis ta tegi? Väga lihtne. Ta uskus, ta ütles ja ütleb ka inglise keeles ja ta mõtles. Sest et tegelikult peaks isegi meie suusõnad ja meie mõtlemine minema ka ühele joonele. See on ideaalne. Amen. Sest nüüd kaob ära see, kus meie mõttemaailm hakkab mängima selle kõige vastu. Ja tahab tuua kahtlusi. Aga kui meie mõtted ja sõnad on nii-öelda nõustuvad oma vahel, nüüd on palju lihtsam. Aga mida ta tegi? Ta mõtles, ta ütles, ta uskus, ta läks, ta puudutas ja ta sai. Ja nii lihtne see ongi. Nii lihtne see ongi. Ja kui me lähme keerame Matteuse evangeeliumisse veel. Hakkan lõpetama ka. Matteuse evangeeliumi 8. peatükk. Jälle väga tuntud lugu. 8. peatükk ja ma loen 5. salmist, Matteuse 8 ja 5. Aga kui Jeesus saabus Kapernauma, tuli tema juurde sõjapealik, palus teda ja ütles, issand, minu poiss on kodus halvatuna maas suures valus. Jeesus ütles temale, ma tulen ja teen ta terveks. Aga sõjapealik kostis ja ütles, issand, mina pole väärt, et sa mu katuse alla tuled, vaid ütle ainult sõna, siis mu poiss paraneb. Sest ma isegi olen inimene valitsuse all ja minu käsu all on sõjamehi. Ja kui mina ütlen ühele mine, siis ta läheb ja teisele tule, siis ta tuleb ja oma orjale tee seda, siis ta teeb. Ja kui Jeesus teda kuulis, imestas ta ja ütles neile, kes teda järgisid, tõesti ma ütlen teile, mitte üheltki Iisraelis ma ei ole leidnud nii suurt usku. Mis on see suur usk? Üks mees, kes ei olnud isegi osa Iisraeli rahvast. Ja sellepärast ütleb ka, et ma ei ole väärt, et sa minu katuse alla tuled.
Aga tal oli usku Jumala sõnasse. Tal oli usku sellesse sõnasse. Miks? Sest tal oli kogemused. Ta ütleb, et seal on inimesi minu all ja ma olen ise meelevalla all. Ja kui ma ütlen kellelegi mine, siis ta läheb. Kui ma ütlen kellelegi tule, siis ta tuleb. Mis see on? See mine ja tule. See on üks sõna. See on üks välja kuulutatud sõna. Või et tee seda, siis ta teeb. Seal on see kuuletumine sellele sõnale. Ja kogu mateeria peab kuuletuma Jumala sõnale meie suus. Amen. Jumala sõnale meie suus. Ja Jeesus ütles, sellist usku ma ei ole näinud isegi mitte Iisraelis. Sest ta ütles, et ütle ainult sõna. Ütle ainult sõna. Mõtle, kui meil oleks usku Jumala sõnasse nii palju kui sellel mehel. Et me ei pea nägema, me ei pea kogema, me ei pea mis iganes tundma, vaid et meil on usku Jumala sõnasse. Et kui mina ütlen Jumala sõna, siis sünnib. Amen, see sünnib. Ja lähme keerame veel Jesaja kirja, 55. peatükki. See sünnib, kui meie kuulutame välja Jumala sõna, siis see sünnib. See peab sündima. See peab sündima. Miks? Vaatame kohe. Jesaja 55. Loeme 10. salmist. Sest otse kui vihm ja lumi tuleb taevast alla, ega lähe sinna tagasi, vaid kastab maad ja teeb selle sigivaks ning kandmaks. Et see annaks külvajale seemet ja sööjale leiba. Nõnda on ka minu sõnaga, mis lähtub minu suust. See ei tule tagasi mu juurde tühjalt. Ja laiendatud tõlge ütleb siin, ta ei tule tagasi mu juurde ilma tulemust tootmata ja kasutult. Ta ei tule. Ta ei tule. Jumala sõna ei tule tühjalt tagasi. Kui meie oleme kuulutanud välja Jumala sõna, see ei tule tühjalt tagasi. Vaid see teeb midagi, see teeb seda, milleks see on välja läkitatud. Saad sa aru, sa lihtsalt midagi ei loobi oma suust välja, vaid sa läkitad välja Jumala väe koos selle sõnaga, mis teeb seda, milleks sa selle välja läkitad. Vaid teeb, mis on minu meele järgi ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin. Need sõnad siin, see teeb ja saadab. See on eesti keeles võib-olla, ta on nagu pehmevõitu. Inglise keeles jälle see shall. See on nagu, seal ei ole mitte mingit muud varianti. See teeb seda. See saadab selle korda. Seal ei ole mitte mingit muud varianti. Amen. See on nii kindel, see on nii raudkindel. Ja ta ütleb, jah, te lähete rõõmsasti välja, teid tuuakse rahus. Mäed ja künkad rõkatavad rõõmust teie ees ja kõik väljapuud plaksutavad käsi. Kibuvitste asemel kasvavad küpressid, nõgeste asemel kasvavad mürdid. See sünnib Jehova auks, igaveseks, hävimatuks märgiks. Miks kõik see hea? Sest et meie suus on Jumala sõna ja me läkitame selle välja. Ja asjad sünnivad ja toimuvad ja meie saame valitseda siin maa peal ja muuta olukordi. Saad sa aru, et me võime muuta terveid riike ja rahvaid. See meelevald, mis on antud Jumala rahva kätte, see on hämmastav. Jumal tegi selle maa inimese jaoks ja ta andis meelevalla inimesele selle kogu maa üle. Ja mulle meeldib see, mis ta ütles seal Rooma kirjas, kosmos. See, mis on meie kätte usaldatud, kui me selle avastame, kui see jõuab meile pärale, kui me mõtiskleme nende kirjakohtade üle, kui suur on tegelikult meie, mõnes mõttes Jumala ootus meie suhtes ja see vastutus, sest ta on nii palju usaldanud meie kätte. Kogu oma loodu. Kogu oma loodu. Ta ütleb, kõik, mis on minu, on sinu. Kõik, mis on minu, on sinu. Ja mida me sellega teeme? Vot see on see küsimus.
kuidas me sellega ümber käime, mida me räägime, mida me välja kuulutame, mis me sellega loome. Kas me loome head või me loome halba? Amen. Sest ikkagi elu ja surm on keele võimuses. Nii et see on meie vastutus. Paneme tähele seda, mis tuleb meie suust. Eriti siis, kui me ei tunne ennast hästi. Eriti siis, kui me oleme väsinud. Eriti siis, kui meie emotsioonid tahavad siia ja sinna ja igale poole hüpata. Eriti siis. Amen. Sest tavaliselt, kui me oleme koos, kui me oleme koguduses, kui kõik on rõõmsad ja kõik on nagu panevad võib-olla oma selle parema palge ette, siis me üldiselt suudame nagu taltsutada ennast. Aga tihtipeale, kui me oleme kodus ja kui me oleme oma argipäevas ja võib-olla töö juures ja võt seal on see challenge. Kas mu suu räägib elu? Kas mu suu räägib seda, mida Jumal räägib? Amen. Me saame olukordi muuta, kui me hoiame kinni Jumala sõnast. Ei tähenda, mismoodi asjad välja paistavad. Ei tähenda. Me oleme liiga palju ikkagi liigutatud sellest, mis me näeme, mis me tunneme, mis me kogeme, mis me kuuleme. Sest et me ei käi nägemises, vaid me peaks käima usus. Ja usus millesse? Usus Jumala sõnasse. Amen. Jumala sõna on see, mis muudab asju. Jumala sõna on see, mis muudab olukordi. Jumala sõna on see, mis muudab inimesi. Jumala sõna on see, mis toob lahendusi. Amen. Ja kui meie paneme selle sõna oma suhu ja kui me usume, nagu ta ütles, see Markuse 11, see üks kirjakoht tõi ühe 16-aastase poisi surivoodilt ülesse uude ellu. Üks kirjakoht. Amen. Ja sellepärast üks sõna Jumala käest, see on alati öeldud, üks sõna Jumala käest võib muuta sinu elu. Ja see on absoluutselt tõde. Üks sõna kas või, mida on ustud, mida me usume ja mida me võtame omaks ja mida me räägime, see võib muuta sinu kogu elu. Amen. Sest Jumala sõnas on vägi. Jumala sõna on vaim ja elu. See sõna, ta ütleb, on minu elu. Selles on kõik see hea sees, mida iganes me võiksime vajada. Jumal on nii hea, et ta andis meile oma sõna. Jumala sõna on nii hea. Iga sõna selles, iga sõna selles. Nii et tuletasime endale meelde, mida me räägime. Jumala sõna. Mida me usume? Jumala sõna. Mitte seda, mida keegi ütleb. Mitte seda, mida me tunneme ja kogeme ja näeme. Vaid Jumala sõna usume. Jumala sõna räägime. Jumala sõna mõtleme. Amen. Jumala sõna kuulutame välja. Ja see toob muutused. Me näeme seda enda elus. Me näeme seda enda ümber. Me näeme seda selles riigis. Me näeme seda rohkemgi. Kui sul on usku ja kui Jumal sulle mingi asja paneb südamesse ja sa kuulutad seda välja, kas või kellegi mingi teise rahva suhtes või sa võid olla kindel, see sünnib. Miks? Sest Jumal ütles sulle midagi. Jumal andis sulle midagi. Jumal andis sulle mingi kirjakoha südamesse. Ja sa võid seda kindlalt ja julgelt välja kuulutada. Amen. Sest selles on vägi ja elu ja loov vägi. Jumal lõi maailma oma sõnaga ja meie loome oma maailma oma sõnadega, mida Jumal on meile andnud. Amen. Nii et meie sõnad on olulised ja me sööme selle vilja. Nii et sööme head vilja. Amen. Nii et lähme koju, mõtleme nende asjade üle ja see nädal olgu siis iga päev, mõtleme kogu aeg, tšeki ennast. Mis ma räägin, mis ma mõtlen. Amen. Mis on mu sees keerlemas, mis tuleb minu suust välja. Sest jälle see on, sõnadega on see ka, et kui sa juba midagi ütled välja, sa ei saa enam sellest kinni võtta, selle tagasi tuua. Sa ei saa, sest see on välja läinud. Tänu Jumalale Jeesuse vere eest. Kui me ütleme midagi
tobedat, halba, sa võid seal samas kohe, isa, anna mulle andeks. Anna mulle andeks. Las Jeesuse veri peseb selle, et see ei toodaks mulle seda halba vilja. Amen. Ja tänu Jumalale Jeesuse vere eest. Aga olgu teil hästi tore nädal, edukas nädal, õnnistatud nädal. Amen. Ja Jumala õnnistus on meie üle. Jumala soosing on meie ümber. Ja midagi head toimub meile iga päev. Amen. Usu seda, hoia sellest kinni. Ja meie elud on muutumas iga päevaga ja kogu aeg paremaks ja paremaks ja paremaks. Amen. Nii et näeme siis mõnedega homme.